Tere tulemast Unimaki töökotta. Pöördemoment on olnud minu lemmik suurus juba keskkooliajast. Õpetaja küsis, milleks on võllil tihe kiil ja klassiõde vastas kiiresti, et kiil on seal momendi jaoks. Me ei hakka uurima masinaehituse tabeleid kiilude pärast, vaid vaatame kasulikke tööriistu, mis on seotud pöördemomendiga, nimelt momentvõtmeid ja teisi abivahendeid täpseks ja mugavaks pingutamiseks. Milleks on momentvõtmed tegelikult head? Oluliste keermesühenduste puhul on pingutusmoment ette nähtud ja konstruktsioonilistel või ohutuslikel põhjustel on hea seda järgida. Keermesühendus on jõuülekanne ja piisava hõõrdumise saavutamiseks, et ühendus ei lõdveneks. On vaja teatud pingutusmomenti. Edasine pingutamine ei tähenda suuremat ohutust. Vastupidi, see põhjustab tarbetut koormust ühendusele. Äärmuslikul juhul võib see viia keermete hävimiseni. Seega ei ole hea pingutada liiga vähe ega liiga palju, vaid just parasjagu. Ja selles aitab meid ka see, kes on üleval. Näeme pöördemomendi mutrivõtti. Tööstuses ja käsitöös on palju juhtumeid, kus momendivõtme kasutamine on ette nähtud. Nõue järgida pingutusmoment on aga levinud ka igapäevaelus. Tõenäoliselt kõige tavalisem on autode rataste polkide pingutamine. Vähem levinud on teadlikkus täpse momendi järgi pingutamisest jalgratastel, aga ka näiteks muruniidukite lõiketeradel. Seal on see isegi kahetine. Pingutuse täpsusest sõltub mitte ainult ühenduse tugevus, vaid ka lõikeklahvi funktsionaalsus. Kui pingutate polgi nii-öelda vereni, on hõõrdumine nii suur, et kui tera takistusele pihta saab, ei pöörle see võllil ega lõika poolte läbi. Nii neelab löögi energiavõll ja võib kahjustada kallimat osa kui turvasiduri kaaja. Inimjõul töötavad momentvõtmed jagunevad mehaanilisteks ja elektroonilisteks. Tegelikult on kõik mehaanilised. Elektroonika tagab ainult mugavama kasutamise. Mõlemal tüübil on oma eelised ja puudused. Mehaaniline võti võib olla painduv, keerd ehk torsioonvõti ja tõenäoliselt kõige levinum niinimetatud rätsvõti, millel on tõestatud vedrumehhanism koos hammasrattaga. Kui seatud moment saavutatakse, hüppab hammasratas üle ja pingutamine katkeb. Elektroonilised võtmed ja adapterid kasutavad torsioonimehhanismi, mis on täpsem kui painduv ja rätsvõti. Selle puuduseks on aga vajadus jälgida näidikut skaalal ja saavutatud soovitud momendi korral pingutamine katkestada. Analoog-digitaalmoondur mitte ainult ei võimalda hetkeväärtust ekraanil jälgida, vaid suudab ka akustiliselt hoiatada, kui sellele lähenete. Isegi, kui te selle saavutate. Kahjuks, nagu ka puhtalt mehaaniline torsioonvõti, ei suuda see takistada edasist pingutamist. Seega on vaja töötada aeglaselt, et pingutamine õigel ajal katkestada. Digitaalne kuvamine võib olla kas otse momentvõti ise või on olemas momentadapterid, mis asetatakse suvalise võtme ja padruni vahele. Need on saadaval kõige tavalisemates 4 servaga veerand, 3/8 ja pooltolmistes versioonides. Enamasti sõltub nelikantide suurusest ka pingutusmomendi väärtuste vahemik. Mina isiklikult hangiksin mõlemad tüübid. Elektroonilise adapteri abil saate aeg-ajalt kontrollida ka hammasratta momentvõtme täpsust. Adapterid on universaalsemad, kuid rattapolte on mugavam pingutada klassikalise momentvõtmega. Juba mainitud jalgrataste jaoks on olemas momentvõtmed vastava pingutusmomentide vahemikuga. Kuna tegemist on madalate väärtustega, siis on võti kujundatud kruvikeeraja kujuliseks vahemikus 1–8 Newtonmeetrit. Teid võib aga üllatada, millist jõudu nõuab 8 Newtonmeetrit, kui hoovaks on kruvikeeraja käepideme läbimõõt. See on umbes 1 toll, nii et jagage 8 Newtonmeetrit 254 10,000 meetrist ja saate teada, et peate rakendama jõudu 315 Newtonit, mis vastab üle 30 kilogrammisele kaalule. Sel hetkel on teretulnud praktiline vänt, mis suurendab hooba ja seega vähendab vajalikku jõudu. Väikeste pingutusmomentide jaoks saab kasutada ka adapterit veerandtollistele rätsidele, kuid see töötab alates 5 Newtonmeetrist. Ja lõpuks veel üks abivahend pingutamiseks, nurgaadapter. Mõned ühendused nõuavad pingutamist mitte ainult pingutusmomendi järgi, vaid ka nurgaväärtuse järgi, mille võrra on pärast teatud pingutamist vaja kruvi või mutrit veel keerata. Seda kohtate enamasti autotööstuses, näiteks mootori peapolkide pingutamisel. Ja nagu momentvõtmete puhul on need kas puhtalt mehaanilised või mehaanilis-elektroonilised seadmed. Mehaanilist varianti peate kasutama koos momentvõtmega, samas kui elektrooniline adapter mõõdab pingutusmomenti ja nurka samaaegselt. Minu nimi on Toomas Krasenski. Tänan vaatamise eest ja kohtume jälle Unimaki töökojas.